Tervist kõigile! Täna räägime natukene autopesust. Minult on korduvalt küsitud, et mis on kõige parem autopesemise viis. Tegelikult kõige parem autopesemise viis on siis, kui te kasutate õigeid seadmeid ja õiget keemiat. Sealhulgas vastav survepesur, soovitan kasutada ka vahutüüsi ja muidugi ka autošampooni. Kärcheril on tootevalikus üle 80 erineva kodupesurimudeli, mis siis erinevad üksteisest nii võimsuselt kui ka vastavalt varustusest. Minu kõrval on praegust 2 pesurit, siis K2, mis on, võib pidada koduseeria alguseks, ja K7, mis võib pidada siis koduseeria tipuks. Ja vastavalt sellele siis teise seeria pesur oleks rohkem sobilik selliste väiksemate pesemistöödele nagu jalgratas, aiatoolid näiteks, kuid samas kui võtta nüüd 7. seeria pesur, siis võib sellega pesta kas siis juba autosid, mikrobusse, fassaadi. Hea pesu tulemuse saavutamiseks on oluline kasutada ka autopesu šampooni. Kärcheril on valikus väga palju erinevaid autopesu šampoone, on olemas nii kodukasutajale kui on ka profile. Mina omalt poolt tooksin täna välja 3 autošampooni, mis on ennekõike tegelikult mõeldud profikasutusse, kuid neid on olemas ka liitrised ja 4-liitriseid pudeleid. Kõigepealt alustaks RM803-st. Tegemist on siis eelloputusvahendiga. Eelloputusvahendit kantakse peale siis selle jaoks, et eemaldada autolt esialgne suur mustus. Lisaks on antud pesuaine väga hea ka putukate eemaldamiseks. Seda pesuainet kantakse peale kuivale autole. Kuna tegemist on kontsentraadiga, peab seda eelnevalt lahjendama ja autole tuleb peale kanda teise pritsiga. Järgmisena tooksin välja RM806, mis on siis tegelikult nii-öelda kontaktivaba autošampoon. Omalt poolt mina jällegi soovitan kasutada väga hea ja lihtne toode vahutüüs. Šampoone soovitame kanda pinnale läbi vahutüüsi. Vahutüüs tekitab šampoonist vahu ja vaht püsib kauem pinnal peal. Ja peale autopesu soovitame kindlasti kasutada ka vaha. Minu käes on siin RM824 Superpärl vaha. Superpärl vaha tekitab autole libeda kihi, mis soodustab siis veetilkade mahavoolamist ja seepärast pole vaja autot peale pesemist enam kuivatada. RM803 kanname autole pritsiga, laseme toimida kuskil 5 minutit, kuid peab jälgima kindlasti seda, et pesuaine auto pinnal ära ei kuiva. RM806 šampoon kanname pinnale vahutüüsiga, laseme paar minutit toimida, kuid kui auto on mustem kui tavaliselt, tuleks kindlasti kasutada ka švammi. Loputame korralikult autošampooni pinnalt maha ja kanname peale vaha. Ja nii lihtne see oligi. Hea pesutulemuse saavutamiseks on vaja head pesurit, vastavaid pesuaineid ja natuke ikka ka vilumust.